See pidi jääma saladuseks millegi tuumaalase salajane üleandmine, mis pidi toimuma märkamatult ja kunagi avastamata jääma. Aga keegi sai sellest teada. Ja mis puudutab üleandmist, siis see lõppes täieliku katastroofiga. Venemaa üritas saata tuumareaktoreid Põhja-Koreasse, püüdes toetada üht oma viimastest liitlastest. Aga keegi lasi reaktorid Vahemeres õhku, kas see oli USA, Saksamaa. Hämmastaval kombel võiks see olla isegi Hiina. Kes iganes see ka oli, tulemus on selge. Põhja-Korea ei saa reaktoreid enda kätte. Alustame põhitõdedest. 23. detsembril 2024 sattus Vene kaubalaev nimega Ursa Major Vahemerelt tõsistesse raskustesse. Laeva raputasid mitmed plahvatused, mis viisid lõpuks selle uppumiseni seletamatutes oludes umbes 60 miili kaugusel Hispaania rannikust. Tolleaegsete teadete kohaselt polnud mingit põhjust, miks need plahvatused oleksid pidanud toimuma. Venemaa välisministeerium teatas, et masinaruumis toimus plahvatus, vahendas BBC 24. detsembril. Sama väljaanne märkis, et Ursa Major oli lahkunud Peterburist 12 päeva varem ja pidi sõitma Vladivostokki, vedades kaubana 2 hiiglaslikku kraanat. Kuid BBC raportis oli üks huvitav väike lõik, mis on nüüd väga oluliseks muutunud. Sihtkohta ei olnud võimalik sõltumatult kinnitada. Loo mõned aspektid lihtsalt ei olnud loogilised. Ursa Major oli USA ja mitme teise riigi poolt sanktsioneeritud, mis teeb sellest tõenäoliselt osa Venemaa varilaevastikust. Kohe algusest tuli kõiki väiteid selle kohta, kuhu see läheb ja mida see veab, võtta kahtlusega. Laev sõitis ka samas Vahemere piirkonnas nagu teinegi sanktsioneeritud Vene laev Sparta. Väidetavalt olid mõlemad sõitnud läbi La Manche'i väina vaid mõned päevad enne, kui plahvatus raputas laeva Ursa Major. Midagi ei klappinud. See on just selline marsruut, mida laev, mis sõidab Vladivostokki, võiks kasutada. See territoorium asub Venemaa Kaug-Idas ning ümber Põhja-Venemaa purjetamine on parimalgi ajal keeruline ja talve haripunktis praktiliselt võimatu. Kuid Vladivostok asub peaaegu otse ühe riigi kõrval, mis on Venemaa pikaajaline liitlane ning on seda eriti olnud pärast seda, kui Putin alustas oma sissetungi Ukrainasse. Põhja-Korea. Juba varem tekkisid küsimused selle loo kohta, mille Venemaa laeva kohta rääkis ja nüüd peaaegu 18 kuud hiljem hakkame vastuseid saama. Ursa Major ei viinud kraanasid Vladivostokki. See veedas tuumareaktoreid Põhja-Koreasse. Vähemalt nii väidab CNN, kes avaldas 12. mail paljastusloo Ursa Majori saatusest. Väljaanne väidab, et Venemaa sanktsioonide all olev laev suundus Põhja-Koreasse tuumareaktoritega ning veelgi šokeerivamalt, et masinaruumis puhkenud tulekahju ei olnud põhjustatud mehaanilisest ega tehnilisest rikkest, vaid millestki palju ohtlikumast. Enne kui selleni jõuame, jälgime Ursa Majori teekonda, mis viis selle merepõhja. Sanktsioonide all olevat laeva ei nimetatud alati Ursa Majoriks. Kunagi kandis see nime Sparta 3 ja oli veteran Venemaa Süüria kampaaniast, kus seda kasutati Vene varustuse riigist väljaviimiseks. 2. detsembril randus see kameelionilaadne laev Öst-Lugari sadamas, mis asub Soome lahes ja on muide olnud alates märtsist Ukraina korduvate ja laastavate süvalöökide sihtmärgiks. Seal olles laaditi laevale midagi peale ja see asus teele avaliku manifesti alusel, mille kohaselt suundus Vladivostokki. Leval olid juba mainitud 2 kraanat, 129 tühja kaubakonteinerit ja paar suuri kaevuluuke. Kaevuluugid. Tundub kummaline asi, mida 1000 miile meritsi vedada. 11. detsembril lahkus Ursa Major Musluhast ja alustas oma teekonda. Seda jälgiti kogu tee vältel, esmalt läbi La Manche'i väina ja seejärel mööda Prantsusmaa rannikut alla liikudes. Portugali mereve lennukid ja laevad hoidsid laeval silma peal, kui see nende vetesse liikus ning selle ühise jälgimise käigus avastati, et Ursa Majorit saatsid 2 Vene sõjalaeva, Aleksandr Autrikovski ja Ivan Krenn. Esimene neist on Vene dessantlaev, mis on relvastatud 2 57 mm kahuri ning mitmikraketi heitjate ja kantavate õhutõrjerakettide laskeseadmetega. Mis puudutab viimast, siis tegemist on teise dessantlaevaga, mis mereväe tehnoloogia andmetel on varustatud Igla õhutõrjeraketisüsteemide 76 mm AK-176 mereväekahuriga ja 30 mm kahuriga. AK-630 M2 lähikaitsesüsteemiga. See on palju tulejõudu, mida saata koos tavalise kaubalaevaga. Jällegi võtab lugu kummalise pöörde. Milleks oleks Vene kaubalaeval, isegi kui see on sanktsioonide all vaja? Täielikku sõjalist eskorti, kui see veaks ainult kraanasid, kaevuluuke ja tühja konteinerid. Kindlasti muudaks see salapärase laeva veelgi nähtavamaks. 22. detsembriks oli Portugali merevägi jälitamise lõpetanud ja Ursa Major oli Hispaania vetes. Just seal läkski Ursa Majoril kõik valesti.
Umbes 4 tundi pärast seda, kui portugallased olid jälitamise lõpetanud, aeglustas laev Hispaania vetes järsult kiirust. Hispaania päästjad saatsid raadiosõnumi, et uurida, kas on mõni probleem, millega tuleks tegeleda. Ursa Majori meeskond väitis, et kõik on korras. Spoiler, tegelikult polnud midagi korras. Umbes päev hiljem kaldus Ursa Major järsult kursilt kõrvale ning peaaegu keskpäeval, 23. detsembril, andis laeva meeskond välja kiireloomulise abikutse. Nad teatasid 3 võimsast plahvatusest laeva paremal pardal, mis olid tapnud 2 meeskonnaliiget. Ursa Major oli nüüd liikumisvõimetu. Hispaania reageeris kiiresti, saates päästemeeskonnad ellu jäänud 14 meeskonnaliiget päästma. Umbes kell 19.30 saabus appi Hispaania sõjalaev. Pool tundi hiljem andis Ivan Gren korralduse kõigile lähedal asuvatele laevadele hoida kahjustatud laevast 2 meremiili kaugusele ning nõudis, et päästemeeskond viivitamatult tagasi toodaks. Hispaania kuuletus korraldusele ega saatnud rohkem laevu. Selle asemel saatis Hispaania helikopteri ja maandas väikese päästemeeskonna. Koha peal filmitud kaadrid näitasid, kuidas päästja üritas mootoriruumi siseneda, kuid leidis selle suletuna. Siiski leidsid päästjad, et Ursa Major oli stabiilne ja ei paistnud uppumisohus olevat. Nad lahkusid. Seejärel lasi Ivan Gren kell 21.50 sündmuskohal välja rea punaseid signaalrakette ning registreeriti 4 plahvatust mustriga, mis Hispaania riikliku seismoloogilise võrgu sõnul meenutas veealuste miinide või maapealsete karjääriplahvatuste oma, nagu nad hiljem CNN-ile ütlesid. Veidi rohkem kui tund hiljem uppus Ursa Major. Vähem kui 4 tunniga stabiilsest seisust uppumiseni on juba iseenesest kummaline, kuid et see kõik juhtus ajal, mil Vene sõjalaev lasi signaalrakette ja laeva raputasid veeliplahvatused, ei tundunud see kõik loogiline. Alles siis, kui laeva kapten sõna võttis, tuli ilmsiks, mida Ursa Major tegelikult vedas. See, mida kapten ütles, muutis kõike. Aga enne kui sellesse süveneme, vaatate saadet Sõjaväes-show ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Kui oled kanalil uus, vajuta tellimisnuppu, et näha rohkem selliseid videoid. Nüüd on olemas väike vihje selle kohta, mida Ursa Major tõenäoliselt vedas, mis jäi selle uppumise ajal vähe kajastatuks. Ursa Majoril oli luba tuumamaterjalide vedamiseks ning pommuudis, mille laeva kapten avalikustas, paljastas, et ta võis tõepoolest just seda teha. Pärast seda, kui laevalt päästeti 14 ellujäänud, viidi nad Hispaania sadamalinna Cartagenasse, kus nad kohtusid Hispaania uurijate ja politseinikega. Alustati küsitlemist, kuna uurijad püüdsid teada saada, mis täpsemalt juhtus. Laeva kapten, hiljem Igor Anissimovina tuvastatud, ei tahtnud algul rääkida. Jällegi, see on kummaline. Ursa Major vedas ainult kraanasid, kaevuluuke ja tühja konteinerid, sõites ühest Venemaa osast teiseks. Miks peaks see olema saladus? Ja miks peaks see olema nii suur saladus, et kapten väidetavalt kartis ülekuulamise ajal oma elu pärast? Hispaania uurijad see teagi teada. Kui Anissimovile avaldati survet, et ta selgitaks lähemalt Ursa Majorile laaditud kaevuluukide kohta, murdus kapten lõpuks. Need polnud üldse kaevuluugid, nagu CNN-i uurimine paljastab. Väljaande Hispaania allikate sõnul selgitas Anissimov, et Ursa Major vedas tegelikult 2 tuumareaktori komponente, mida saaks kasutada allveelaevades. Kapteni väitel ei sisaldanud need reaktorid mingit kütust. Kuid väidetavalt paljastas Anissimov, et kogu tema ajakava oli suitsukate. Ta uskus, et kui tema laev läheneb oma oletatavale sihtkohale, suunatakse ta Vladivostokist hoopis Põhja-Koreasse. Mis puudutab kraanasid, siis kapteni arvates neid tegelikult ei toimetatudki kohale. Need olid seal selleks, et aidata tema palju tundlikuma lasti mahalaadimisel. Lõpuks hakkab kõik loogilisena tunduma. Venemaa tohutu raudteevõrk, mis on nii hiiglaslik, et ulatub peaaegu 85 000 kilomeetrini, oleks kindlasti olnud parem valik kui laev, et vedada märkamatu last ühest Venemaa otsast teise. Aga tuumamaterjalide viimiseks teise riiki oleksid nad pidanud minema mööda vett. Kui uskuda Ursa Majori kaptenit, siis just täpselt see oligi toimumas. Satelliidifotod Ust-Luga sadamast Ursa Majori laadimise ajal on samuti paljastavad. Need näitavad 2 sinist ruutu ja 2 muud valget objekti, millest üks on umbes tabletikujuline. CNN väidab, et just need valged objektid vastavad tuumareaktori survejaanumate profiilile. Võimalik, et tegemist on VM4SG reaktoritega. Seda ei saa kinnitada, kuna neid vedanud laev on põhja läinud. Ja valged objektid olid kadunud nädal pärast algsete fotode tegemist, umbes samal ajal, kui Ursa Major lahkus Oslugast. Üks pommuudis teise järel on juba avalikustatud, kuid see, mida me järgmisena paljastame, tabab kõiki ootamatult. Ursa Majori saatus ei olnud tingitud tehnilisest rikkest ega õnnetusest pardal.
See, mida me võisime näha selle Vene kaubalaeva uppumises, oli haruldane näide otsesest lääne sõjalisest sekkumisest, mis oli mõeldud spetsiaalselt selleks, et takistada Venemaal ohtlike tuumamaterjalide üleandmist oma kontrollimatutele liitlastele Põhja-Koreas. Seega tuleb küsida, mis uputas Ursa Majori ja kes selle taga oli. Mis puudutab seda, mis juhtus, siis rohkem avaldas Anissimov. Ta väitis, et nägi kerele löödud auku mõõtmetega 50 cm korda 50 cm ning kahjustatud metall oli sissepoole painutatud. See ei viita sisemisele plahvatusele. See viitab sellele, et miski tungis Ursa Majori keresse ja põhjustas plahvatused, mis laeva hävitasid. United24 meedia teatab, et Hispaania uurijad nõustusid selle kere hinnanguga ning see on tekitanud spekulatsioone, et riik, kes soovis Ursa Majori peatada, kasutas haruldast relvatüüpi Barracuda superkaviteeruvat torpeedot. Hispaania uurimine on jõudnud järeldusele, et see pidi olema kasutatud relv. See ülikiire torpeedo, mis laseb enda ette õhku, et vältida vees liikumisel tekkivat takistust, liigub nii kiiresti, et suudab sihtmärkide kered kergesti läbistada. Mõnel juhul toimub see läbistamine ilma plahvatuseta, mis seletaks, miks Ursa Majori kere augul on just sellised mõõtmed. Tavaline torpeedo oleks kere tükkideks rebinud, kuid Barracuda suudab tänu oma kiirusele surmava täpsusega läbi tungida ja seejärel oma lõhkepea laeva sees plahvatama panna. Mis puudutab seda, kes Barracuda valla päästis, siis see on veelgi suurem küsimus. CNN teatab, et maailmas on vaid käputäis riike, kellel on sellist tüüpi torpeedo. Venemaa on üks neist, mis tõstatab võimaluse, et Venemaa võis otsustada oma enda laeva põhja lasta pärast seda, kui mootoriruumis toimunud mitteseotud plahvatus jättis selle Vahemerel hätta. Siiski ei saa kumbki sõjalaev, mis saadavad Ursa Majorit, seda Barracudat tulistada, vähemalt nii palju, kui me teame. Teatatakse, et Iraanil on samuti Barracuda torpeedod, kuigi ta on Venemaa liitlane. Kas Iraan võis püüda nurjata Põhja-Korea tuumaambitsioone? Võimalik, et Ihani režiim ei kavatsenud 2024 aasta lõpus Venemaad vihastada, eriti kuna Venemaa ja Iraan olid uue partnerluslepingu sõlmimise äärel. Siis on veel lääneriigid. Teatavasti on USA'l Barracuda tüüpi torpeedod. CNN teatab, et neid on ka mitmel NATO liikmesriigil. Saksamaa on üks neist. Kuidas me seda teame? Just Saksamaa valmistas algselt Superkavitierende Unterwasserlaufkörperi, tuntud ka kui Barracuda. Pea meeles, et Saksamaa NATO liitlased on jälginud Ursa Majorit peaaegu kogu selle teekonna vältel. Kas Saksamaa võis lasta oma torpeedod välja salajase NATO heakskiidu toel? Jällegi, kõik on võimalik, nagu ka see, et USA alustab rünnakut. Kahjuks on see kõik samuti vaid spekulatsioon. Ainus, mida me tegelikult teame, on mõnede riikide nimed, kellel on Barracuda. Spekulatsioonidele lisab hoogu ka see, et Barracuda ei pea tingimata olema välja lastud allveelaevalt. Seda saab samuti õhust vette välja lasta, kust see jätkab oma superkavitatsiooni teekonda. Aga nüüd jõuame loo järgmise pöördeni. Barracuda esitleti avalikkusele prototüübina 2005. aastal ja väidetavalt on valmistatud umbes 12 torpeedot. Siiski ei läinud see kunagi ametlikult arendusse ega hankesse. Teisisõnu, kellelgi ei tohiks olla seda torpeedot, mida Hispaania peab Ursa Majori uputamise eest vastutavaks. Võib-olla tähendab see, et mitmed teised riigid on kasutanud Saksamaa välja töötatud tehnoloogiat, et luua omaenda Barracuda versioonid. Kui see on nii, siis keegi ei räägi sellest tegelikult, mis ainult suurendab salapära Ursa Majori uppumise ümber. Pentagon koos Hispaania ja Suurbritannia võimudega ning ka Ursa Majori omanikud keeldusid kõik CNN-i päringule kommentaari andmast. Nii et vastus küsimusele, kes ründas Ursa Majorit, taandub sellele, kes teadis, mida see vedas ja kellel on otsene huvi tagada, et Põhja-Korea ei saaks enda kätte mingit olulist sõjalist tehnoloogiat. USA paistab seal olevat peamine kahtlusalune. Samuti pole ühtegi NATO riiki, kes tahaks näha, et Põhja-Korea tugevneb. Tulles tagasi selle juurde, mida kasutati Ursa Majori uputamiseks, usuvad mõned, et Barracuda polnud üldse teguriks. Üks neist inimestest on Mike Plunkett, kes on kaitseluureettevõtte Janes vanem mereväeplatvormide analüütik. Plunkett ütleb, et Ursa Majori kereaugul olev suurus ja kuju vastavad sellele, mida ta ootaks nägema Limpet-miini plahvatuse tagajärjel. See kõlab nagu vormilaenguga lõhkekeha, mis asetati kere vastu kellegi või millegi poolt, kinnitab Plunkett. Aga see tekitab ainult rohkem küsimusi. See miin oleks pidanud olema Ursa Majori kerele eelnevalt paigaldatud kellegi või millegi poolt. Kes oleks saanud seda teha ajal, kui Vene kaubalaev parasjagu Vahemerel seilas? Me ei pruugi sellele küsimusele kunagi vastust teada saada. Ja me ei pruugi ka kunagi kindlalt teada saada, mida Ursa Major vedas.
kui CNN võttis ühendust mehega, kelle nimi ja välimus langevad kokku laeva endise kapteniga, et saada täiendavaid kommentaare, jäi ta kidakeelseks ja mainis midagi pensionile jäämisest. Must kasti, mis oleks pidanud Ursa Majori vrakist pinnale tõusma, pole kunagi ametlikult leitud, kuigi tundub tõenäoline, et see on kas Venemaa või Hispaania käes. Mis puudutab laeva omanikku Oberon Logisticsit, siis nemad nimetasid juhtunut sihilikuks terrorirünnakuks. Ametlikke süüdistusi ole sellel teemal kellelegi esitatud. Võite arvata, et Ursa Majori lugu lõpeb sellega. Tegelikult ei lõpe. USA on laeva uppumiskoha ümbruses nuhkinud sõna otseses mõttes, sest CNN-i andmetel on sinna saadetud WC-135R lennukid 2 korral, 28. augustil 2025 ja uuesti 6. veebruaril 2026. Miks see oluline on? WC-135R on tuntud kui tuumanuusutaja, mis tähendab, et just sellist lennukit USA saadakski, kui otsitakse vee alla sattunud tuumamaterjale. Mis puudutab Venemaad, siis nemad pole Ursa Majori vrakki rahule jätnud. 13. mail teatas Ukraina väljaanne New Voice of Ukraine, et Vene laevad naasid uppumiskohta umbes nädal pärast juhtunut. Nende laevade hulgas oli ka Jantar, millel on oma ajalugu. Sageli süüdistatakse Jantari selles, et see on luurelaev, mille ülesandeks on sabotaaži läbiviimine NATO vetes, seega on see huvitav valik sinna saata. Pealtnäha teeb selle väidetav võime merepõhja skaneerida sellest Venemaa jaoks hea valiku, kui nad tahaksid teada saada, mis tegelikult juhtus Ursa Majoriga ja selle kaubaga. Jantar veetis samuti 5 päeva Ursa Majori vraki kohal. Kuid kui need 5 päeva möödas olid, tuvastati merepõhjas veel 4 plahvatust. Tundub, et Jantar võis mängida rolli Ursa Majori ja selle veetud lasti lõplikus hävitamises. Üks asi, mida me saame kindlalt öelda, on see, et Ursa Majorit enam ei ole. Ja see ajab Põhja-Korea vihaseks, kui laev vedas Venemaalt pärit tuumareaktoreid. Põhja-Korea teatas oma eesmärgist arendada välja tuumaenergia jõul töötav allveelaev juba 2021 aastal, kui diktaator Kim Jong-un esitles oma riigi 5-aastast relva arendamise plaani. Kim on sellest ajast alates korduvalt viidanud oma soovile saada tuumaenergia jõul töötav allveelaev, sealhulgas 2024. Aasta jaanuaris allveelaevalt välja lastud tiibraketi katsetuse ajal teatab strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskus. Tõenäoliselt ei ole juhus, et Ursa Major lahkus Ust-Luga sadamast. Vaid paar kuud pärast seda, kui teatati, et Põhja-Korea saatis sõdureid, et aidata Putinil tema sõjas Ukraina vastu. See oli tehing, vahetus, mis läks halvasti. Aga see on ka märk sellest, kui sügav on koostöö Põhja-Korea ja Venemaa vahel. Ursa Major ei suutnud võib-olla oma tuumareaktoreid Kimile kohale toimetada, aga kas Venemaa on sellest ajast peale uuesti proovinud? Kas Põhja-Koreal on nüüd allveelaevade jaoks vajalikud reaktorid olemas? Me ei pruugi nendele küsimustele vastuseid saada, kui just Põhja-Koreast ei ilmu välja tuumajõul töötavaid allveelaevu. Kui USA oli selles kõiges osaline, oleks see osalus tõenäoliselt veel pikka aega salastatud. Kuid midagi, mis pole nii salastatud, kui USA oleks soovinud, on täiesti uus relv, mida nad on kasutanud Iraanis. See relv ei tohiks isegi eksisteerida, aga ta siiski eksisteerib ning sellel on potentsiaal muuta kaasaegset sõjapidamist. Saate teada, mis see on, vaadates meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et ei jääks ilma meie järgmistest videotest. Aitäh vaatamast!